Hei Peepsi, kui sa oled palgatöötaja või teenusepakkuja, siis sa müüd oma aega. Ja aja müümine on rumal idee. Aja müümine on sellepärast halb idee, et sa jääd oma praegusesse finantsruumi igaveseks. Ainukene võimalus sellest üle saada on palgata teisi inimesi, ehk siis teha endale aega juurde. Aga tööjõukulud on kõige suurem kuluartikkel igasuguse ettevõtmise juures üldse. Paar aastat tagasi, ühel päikesepaistelisel päeval, istusime oma kontoris, vihkasin tööd teha. Väljas oli 30 kraadi, sinine taevas, palmipuud ja mina istusin kontoris ja tegin tööd. Ma elasin ühes maailma ilusamas kohas, Panamas, troopilises paradiisis ja tegin tööd. Ja ma leidsin, et midagi on selle pildiga valesti. Ma olin just kolinud troopikasse ja asutasin seal ühe konsultatsioonifirma, kus ma müüsin oma aega, pakkusin internetiturunduse teenust kohalikul turul. Ühel hetkel ma leidsin, ma veedan liiga palju aega kontoris, töö tegemisega, käe hoidmisega. Kui ma tahan rohkem teenida, siis ma veedan veel rohkem aega kontoris. Aja müümisel on see probleem, et sinu tunnil on mingisugune väärtus ja ainukene võimalus siis rohkem raha teenida on siis müüa rohkem oma aega või siis teine variant on siis tõsta oma tunni hinda. Oma tunni hinda saad ainult siis tõsta, kui sa oled aastaid ja aastaid juba oma aega müünud, ehk siis otseses korrelatsioonis sinu reputatsiooni, sinu tasemega. Kui sa ei ole ettevõtja, siis sul on väga raske oma reputatsiooniga avalikult muude viisidega siis tõsta, kui ainult siis staažiga. Ja isegi siis, kui sa saad oma tunni hinda tõsta mingi ühika võrra, ikkagi on see sama palju töötunde päevas kõikidel teistel. Meil on kõigil 24 tundi päevas, millest umbes 16 me oleme ärkvel ja siis võib-olla 8–10 teeme mingisuguseid asju. Ja kui sa nüüd mõtled oma tulevikus ette, kõik need aastad ja aastad ja aastad ette, kust tuleb see läbimurre, kus ühel hetkel sa saad teenida kordi rohkem, kus ühel hetkel sa saad finantsiliselt lubada endale asju, mida sa oled alati tahtnud endale lubada. See aeg ei tule mitte kunagi, kui sa just ei saa mingisuguse multinational firma juhiks või suurfirma juhiks. Palgatööga rikkaks saada ei ole võimalik. Rikkaks saamine loomulikult ei ole eesmärk omaette. Raha on mingisugune vahend millegi saavutamiseks ja see oleneb nüüd sinu enda väärtustest, mida sa tahad. Minu jaoks on põhiväärtus vabadus ja raha aitab seda vabadust luua. Kuidas sulle meeldiks teha tööd ühe korra, aga saada sellest maksud palju kordi. Kõik see on võimalik, kui sa võtad kõik oma selle teadmised, pakendad selle mingisuguseks tooteks ja müüd toodet. Kui sa teed infotoote, mis koostab bittidest ja baitidest, siis kas sa müüd ühe toote, 1000 või 100 000, vahet ei ole, see kõik võtab sama palju ressurssi. Sina ei pea tegema lisatööd selle jaoks, et teha 100 000 ühikut oma toodet. Oma infotoodet luues sa töötad ühe korra selle toote kokkupanemisel ja siis sa saad seda müüa lõpmatult hulgal kordi ilma mingisugustki lisatööd tegemata. See on efektiivsus, see on skaleeritavus, kus sinu sisendi väljund võib olla lõpmata suur. Kui sa tavaliselt müüd oma aega, siis sinu sisend, aeg, mida sa sisse paned ja väljund ehk siis raha on alati otseses võrdväärses seoses. Sul ei olegi võimalik rohkem teenida. Teine probleem on see, kui sa ühel hetkel lõpetad oma aja müümise, lähed puhkusele, reisile, mida iganes, kohe on sinu sissetulek ka läbi. Näiteks, kui sa tahaksid minna avastama Indiat 2 kuuks, reisida läbi Aafrika, minna Lõuna-Ameerika inkasid kaema ja see, ütleme, tahaks 3 kuud võtta vabaks, siis kas sa saaksid töö juurest 3 kuuks vabaks? Kindla saaksid, mitte vabaks. Keegi ei anna sulle 3 kuud palgalist puhkust. Palgata puhkust võib-olla isegi keegi annab, aga sissetulekut ei ole. Sama asi, kui sul on teenuse pakkumise firma. Kohe, kui sa lõpetad inimestele mingisuguse teenuse pakkumise ära, jällegi sinu sissetulekud lõpevad. Kui sa müüd infotooteid internetis või mingisuguseid veebiteenuseid pakkud, siis need sa saad 100% automatiseerida. Et see, kui klient
ostab, annab sulle raha ja saab kauba kätte ja hakkab seda kasutama. Selle jaoks ei ole sind vaja. Mõtle, kui palju aega see sinu jaoks loob. Selle asemel, et müüa oma aega, sa peaksid oma aega hoopis investeerima mingisuguste tulukeskuste loomisse. Sa peaksid looma endale mingisuguseid ettevõtmisi, tooteid, arendama teenuseid, mis töötavad automaatselt ja toodavad sulle tulu ükskõik kus sa oled ja kas sa samal ajal teed tööd või mitte. Õige äriefektiivsus on siis, kui sa teenid raha, ka siis, kui sa magad, kui sa reisid, kui sa püüad järve ääres kala. See loomulikult ei tähenda, et sa saaksid ühel hetkel täiesti mitte midagi teha, viskad jalad seina peale ja vahid, kuidas raha sisse tuleb. Päris maailmas asjad nii ei käi. Sa saad oma mõttetuid töötunde hulganisti kokku hoida ja panna need töötunnid kuhugi mujale, kus need on hoopis produktiivsemad. Näiteks turundusega tegeledes. Kui sa oled teadmuspõhises äris, sa müüd infotooteid või mingisuguseid veebiteenuseid, siis põhiline sinu aeg ongi turunduses. Sa saad tegeleda selle ettevõtluse kõige funnima osaga. Sa ei pea majandama mingisuguse laoseisudega ja sa ei pea müüma oma aega, hoidma hulludel klientidel kätt ja tead, mis veel tegema. Sa saad oma aja peremeheks ja ise otsustad, millal teed milliseid asju. Sa saad oma päeva planeerida nii, et sinu aeg läheb nendele asjadele, mis on kõige olulisemad sinu elus. Sa saad aega planeerida sellele, et päeval ilusa ilmaga minna parki lastega mängima 3 tunniks. Sa võid magada kaua tahad, minna reisile siis, kui tahad ja mitte keegi ei ütle sulle, millal sa pead midagi tegema. Sa saad täieliku vabaduse selles suhtes, mida sa oma ajaga peale hakkad. Vabadusega kaasab küll vastutus, aga ma oletan, et sa oled intelligentne inimene ja saad sellega hakkama. Mina olen oma tööpäevad struktureerinud niimoodi, et ma töötan just siis, kui mul on selline tunne, et võiks tööd teha. Ma töötan väga kõvasti, aga kuna ma tegelen asjadega, mida ma ise tahan, mida ma naudin ja ma saan vahepeal, ma saan oma eraelus ja asja ajada millal tahan, ma olen oma päevad sellises mõnusasse rütmi ajanud, et iga päev on selline mõnus olemine täis lõbusaid asju, täis töökaid asju. Ja kui sina oled nagu mina, sinu jaoks on isiklik vabadus oluline, siis oma aja müümise lõpetamine ja toodete müümise alustamine aja asemel on see, mis annab sulle maksimaalsel hulgal vabadust. Viimase 4 aasta jooksul ma olen elanud 3 erineval kontinendil, külastanud 10 ja 10 riike. Ma töötan kuskil 9 kuud aastat, ülejäänud aja reisin ringi, teen muid asju, elan, naudin maailma, sest meil on antud üks ainukene elu. Küll oleks kurb seda veeta kõik kontoris. Lõpeta ka aja müümine ja loo endale rohkem vabadust. Internetirevolutsioon tuleb välja 15. märts. Sees näeme!